Ja mina olen Piret. Ja meie oleme Your Spiritual Momies podcast. Nii, täna siis ennem, kui me suundume meie tänase teema juurde, soovime tänada kõiki, kes meid on juba subscribe'inud ja aitäh, et te toetate, aitäh, et te vaatate meie videosid, samuti like and subscribe nagu alati uuesti. Jälgige meid ka Instagramis ja TikTokis, Your Spiritual Momies podcast ja kuulake meid ka Spotify'st. Kõik on alati tere tulnud, tulge meie juurde, tulge liituge meie hõimuga. Disclaimer, Your Spiritual Momies podcastis jagame me teemasid, mis põhinevad meie isiklikel arusaamadel tõekspidamistel, uskumustel, kogemustel, läbielamistel. Saates kõlab ei ole professionaalne nõustamine, teaduslik fakt, universaalne tõde, vaid meie subjektiivne maailmapilt. Iga kuulaja vastutab ise selle eest, kuidas ta jagatud infot tõlgendab ja kasutab. Kui jutu tuleb tervisest, vaimsusest, suhetest või muudest tundlikest teemadest, soovitame vajadusel konsulteerida vastava ala spetsialistiga. Tänaseks teemaks on meil siis mind, body and soul. Eesti keeles öeldes siis keha, meel ja vaim. Nagu näha, taaskordselt minu eesti keel väga longav. Ja me paneme nad kõik ühte. Et me ei hakka tegema eraldi, et me räägimegi, et mis on keha, meel ja vaim, et inimesed saaksid sellest paremini aru, kuidas nad omavahel seotud on, kuidas nad üksteist mõjutavad. Nagu tavaliselt toome ka elulisi näiteid. Of course, kuidas siis muidu... Nagu meie disclaimer alati on, me räägime oma tõekspidamistest, kogemustest, uskumustest ja nii edasi. Jaa, absolutely. Ja taaskordselt, nagu ka juba mitmes episoodis oleme maininud, et meil on spikrid. Kui räägime meelest, räägime mõtetest, sisekõnest, tähelepanust, uskumustest, sellest, kuidas me maailma tõlgendame. Mis teeb meele unikaalseks? Ta mõtleb, analüüsib ja planeerib. Ta hindab ja teeb järeldusi. Ta on kiire, sageli kärsitu. Loob loo, isegi siis, kui see pole tõsi. That's called the lulu. See on nagu, mis me eelmises osas tegelikult egost vaata, et ta loob loo lihtsalt. Aga see ongi meie mõistust, et täpselt seda sama. Ego on ka ju meie mõistus. Ta tõlgendab, et kui keegi ütleb sulle midagi, siis seal ongi see tõlgendamisküsimus. Et kuidas sina aru said, kuidas sina tollel hetkel olid, kui keegi sulle midagi ütles. Et see tegelikult hullult palju mõjutab ja mis nagu ka see meel on see, et miks see nii on. Miks see nii on. Miks ta nii käitub. Miks see nii olema peab. Miks käib sul kogu aeg. Kogu aeg esitab neid küsimusi nagu need 3 või 2 aastased, kes on kohe, miks? Miks? Aga miks nii? Aga miks su juuksed sinised on? Mega palju küsimusi. Et see ongi see meie meelekene, mis esitab neid küsimusi kogu aeg. Meel tegeleb loogika ja mõistmisega. Ta on, miks see nii on, mis me just rääkisime. Millal mind vajab hoolt? Kui mõtted on ülekülluses, kui sisekõne muutub liigseks kriitikaks, kui tähelepanu hüppab ringi nagu katkine raadio. Mida? Seal ongi see, et millal sa saad aru, et sul on nagu mind, ehk siis see meel on nagu too much juba kõik. Ongi see, et kui sul on ülemõtlemine tuleb, see tuleb see kriitika. Kõige suhtes. Ja siis on see teha. Ja. Et sa oled nagu all over the place laiali. Et sa mõtled, et nii, ma teen nüüd ära selle. Jaa, aga kuule, see on ju mina praegu. I'm all over the place, ma saan mitte midagi aru, ma teen et sa mõtled, et sa hakkad midagi tegema, siis sa lähed seda tegema ja siis sa mõtled, et oota, mida ma nüüd tegema pidin? Aga mul on vaja ju seda teha ja sa lähed mingit muud asja täiesti tegema. Ja siis sul on poolikud asjad. Ja siis sa lõpuks avastad, et need kõik asjad, mis sa oled tänase päeva jooksul teinud, on poolikud, mis tähendab seda, et sa pead nüüd ära lõpetama, aga sa ei ole suuteline seda tegema, sest see on räige ADH. Ja siit tegelikult, kui me hakkame nüüd mõtlema, siis kas meil tegelikult ongi ATH? Kõigil. Meil kõigil ei ole ATH-d, vaid see on üks lihtsalt delulu ja tegelikult me mõtleme liiga palju. Meel on üleküllus. Et kui me nagu tõmbaks praegu ennast nagu tagasi enda sisse, me hingaks rahulikult
ja teeks ühte asja korraga. Sa tõmbasid mu kuuli täiesti kokku. Sest et that hit strong praegu. See pani mind megalt mõtlema. Kuhu me jõudsime? Ja see on, mis me oleme rääkinud siin mingi paar minutit või? Elis on juba lihtsalt mind blown! See on nii tore alati, kui sa ise ka avastad või kuidagi hits home mingid momendid või mingid asjad, kui me siin räägime nii podcastis kui ka niisama. See on üks nendest momentidest. Ta klikib nagu nii tugevasti, et ka siin vahepeal, ma ei tea, kas te olete pannud tähele ja need, kes nagu eriti just videosid meil vaatavad, et kuidas minul või sinul vaata midagi klikib nii nagu kõvasti ja hetkeks sa nagu kaod ära sinna. Vau, mingi momendid asjad. Ma olen mitu korda mingi lihtsalt kaamerasse vaadanud või siis lihtsalt pirksi vaadanud ja mul lihtsalt peas toimub nii palju. Panid mingi asja jälle klotsi õigesse kohta ja sa oled nagu mingi, et ja tuletad ka endale tegelikult meelde. Ja mis meelel on? Meelel ongi see, et meel vajab fookust, vaikust ja ruumi tegelikult. No see on tõsi küll ja eriti, tegelikult seda fookust just eriti, et sa fokusseerid ühele asjale või sa nagu teed ühte asja korraga, mitte see, et sa jooksed ühest toast teise ja mõtled, mis ma nüüd tegema pean või mis mu mõte nüüd on. See ongi see erinevus naiste ja meeste vahel, et kui ma vaatan nagu mehi kõrvalt, siis ma ütlen päris ausalt, ma olen nagu heas mõttes kade. Sama. Heas mõttes kade, et kuidas nad nagu võtavadki ühe asja ja nad fokusseerivad ennast sinna ja ta teeb selle ära, vaata. Et minul on see, et ma võin samal ajal, ma ei tea, trükkida midagi, teha meil a la mingit skripti kirjutada, samas rääkida sinuga, samas käia telekas, et kõik on nagu seal tõn-tõn-tõn-tõn, vaata. Ja siis on mehed, kes on niimoodi, et nad teevad palju kiiremini tegelikult mingeid asju ära. Nad teevad küll, ja neil ei ole see, et ma olen küsinud kunagi oma tuttavate käest ka, et kuule, et kas sul ei tegi nagu seda ülemõtlemist või et kas sul nagu, et see, et sa ei mõtle oma peas või sa ei tee nagu nimekirju mingitest asjadest, eriti nagu meessoost tuttavad, et kas sa ei tee oma peas nagu nimekirju, et mul on vaja see täna ära teha ja mul oleks homme vaja see teha ja nad on, et mis sa ajad? No ei, et ma tean, et ma pean tööle minema ja vaata, mis saab edasi. That's it. See, mis sa tööl teed või seal, mis tal on vaja teha tööl, ta on nagu kuidagi see kulgeb niimoodi, et ta lõpetab ühe asja, siis ta hakkab teist asja tegema. Vahepeal ta teeb mõlemad asja korraga, kuidagi läheb ühe asja juurde, teise asja juurde ja nii. Mis on? Ja siis naistel on nagu nimekiri. We are all over the place laiali. All over the place, reaalselt. Crazy. Mis on täiesti nagu mindblown jälle mindblown. Et mina ütlen ausalt, mina kadestan mehi. Ja selle koha pealt ma ka ja teiste asjade pealt mitte nii väga. Sorry, mehed. Ma ei saa isegi öelda, et ma kadestan, vaid mul on lihtsalt see, et it's interesting. See on väga huvitav. Ja ma olen vaatanud neid videosid, mis vahepeal on, et kuidas nagu meestel on ajus on see nii-öelda blank kast, vaata, kus neil ei olegi mitte. Ja vahepeal on ka nagu kui nagu kellegiga, kes ei ole nagu, kuidas ma ütlen, nagu siseringi inimene, et väga-väga lähedane inimene. Ja siis nad on ka, nad nagu, sa nagu tajud ära, et ta ei mõtlegi mitte midagi. Tal ongi tühjus. There's nothing. Jaa, täiesti null. Seal on need rullid. Või siis need appikene, nende nendega vaata. Mis iganes. Ja need asjad. Ja siis sa oled nagu mingi, et kuidas, kust sa saad selle? Ja siis kui ma ise olen ka avastanud ennast vahepeal, et on see nagu see rahu, siin on täielik vaikus. Ja siis kui sa nagu teadvustad seda, sa oled nagu mingi, et mida helli? Mul on vaikus. Jaa, nagu mul on täielik null. Mindiga seoses on ka üks asi, mis nagu mina tean ja mis on vaata räägitud, see, et miks väga paljud inimesed ei mediteeri. Nii. Ega näiteks lähe üritustele, kus on näiteks juhendatud rännakud või asjad. Sellepärast, et nad ütlevadki konkreetselt ära, et mul ei ole siin vaikust. Sest et sa ei saa mediteerida ja minna rännakusse
ja ma olen ka kuulnud seda ja sul siin käib oma plaust ja see on mega keeruline panna siit tühjaks, et minna rännakusse. Ma olen ka kuulnud seda ja et paljud just sellepärast ei käigi, et neil lihtsalt kogu aeg siin üleval toimub midagi, et neil ei ole seda momenti, et kus oleks vaikus. Aga seal ongi see, et sa pead lihtsalt katsetama, sul tuleb lihtsalt harjutada. Sa ei saagi teistmoodi, et sul ongi vaja nagu leida see enda asi, mis paneb sul siin kinni. Ja kõigil on need täiesti erinevad asjad, mis seda teevad. Et nagu me eelmises episoodis ka rääkisime, et üks mängib pela, Pirks mängib ju telefonimänge, kuuleb mussi. Või siis vaatan telekat. Ja mul on lihtsalt mingi, ka tegelikult teleka vaatamine ja või kui sa scrollid, mis on need doom scrolling või mis iga asi. Ütleme veel siia mindile, eks sellele meelele ära ka veel see, et kuidas inimene saab aru, et tal on nagu too much kõike, on ka see, kui sa ei saa normaalselt magada. Mis mõjutab megalt ongi see, et kus sul nagu ketrab, sa lähed voodisse ja siis sa istud. Ja sa oled üleval ja kell mugu läheb või öösel sa ärkad üles. Siis samamoodi, nagu me oleme siin ka eelnevates episoodis rääkinud, on migreenid, peavalud, kõik, mis sul siin toimub, sest et sa lihtsalt ei saa olla. Ta ei lase sul lihtsalt olla. Sa ei saa magada ka mitte midagi, nii et ja siis sul tekivad peavalud, kõik sellised asjad. Selle mõjutab oma ette, vaata. Et kui siit edasi minna, siis ongi järgmine peale siis seda meelt siin on kohe keha. Me räägime siis füüsilisest kehast, et siin on kõik sinu hormoonid, füüsilised reaktsioonid ja kui sa siin veel saad valetada endale ja mingit Delulu-ländi endale luua. Mida meile kõigile meeldib teha. Ja siis keha ei oska teeselda. Et keha pealt saad kohe ära, et näiteks kui ma ei tea, sa pead kuskile näiteks minema ja sa tunned juba ära, et see aju ütleb mingi, et sa pead minema, pean tegema seda, ma pean tegema toda, ma pean lalala. Ja kui keha kohe reageerib sellele, kohe nagu füüsiline reaktsioon, et ma ei taha minna, siis mina soovitan küll omalt poolt, et kuula enda keha, ära kuula seda siin. Kuula oma keha. Või kui sul on ebamugav kuskile minna, näiteks samamoodi näited, et kui sa näiteks bussist jääd maha, ära mine närvi, et sa bussist maha jäid, sellepärast, et tähendab, et sind hoiti. Ja järelikult sa pididki bussist maha jääma. Või kui sa isegi oled seal, et sa näiteks, ma ei tea, lähed mingisse poodi või midagi ja sul on nagu mingi selline ifi tunne. Või kuskile seltskonnaga kuskile, kui me väljas pidutseme, mida iganes ja mingi kutsutakse edasi ja sa tunned nagu enda sees, et I better not go. Ja siis usalda seda, mida keha räägib. Päriselt ka kõigel on põhjus, isegi kui sa aru ei saa, siis tähendab, et ülevalt poolt sind lihtsalt hoiti. No ikka väga korralikult hoiti, sest sa ei tea, äkki sa saaks selle bussi peale läinud, ma ei tea, mis oleks võinud juhtuda. Ja samamoodi veel üks näide sellest on, et kunagi käisin sõbrannaga ükskord ma käisin sõbrannaga Londonis ja me jäime oma lennust maha ja me veel minu meelest, ma ei ole päris kindel, aga minu meelest me veel arutasime seda, et kõik asjad juhtuvad põhjusega, et arvatavasti ei pidanudki selle lennu peale jõudma, sest kõik sellised asjad, see kuidagi nagu kuhjusid, mis takistasid seal lennujaamas just ja ennem seda juba tegelikult järelikult pidi niimoodi minema selles suhtes, et me ei pidanud sellele lennule minema. Aga nüüd on hell of a story rääkida sellest, nii et selles suhtes, nagu ma ütlesin, ma õpin ja kogun lugusid ja teadmisi, nii et ja eriti neid, mis ma iseenda nahal on läbi kogenud. Keha annab sulle kohe tegelikult signaalid, et kui palju on näiteks neid olukordi,
sa näiteks lähed kuskile seltskonda ja sa tajud kohe ära, et mis energia seal vaata on. Arvan, et väga paljud tunnevad ennast siin ära praegu. Et sa tunned kohe ära, et kuidagi inimest on siis nagu imeliku, mingi energia. Et nagu pinge või selline ebamugavus on. Ja, et kas on just midagi juhtunud seal, mis on see, et kas sa just tulid pärast seda, kui midagi väga-väga tõsist on juhtunud või on täpselt see, et sa tunned, et okei, midagi väga-väga hullu on kohe-kohe juhtumas ja sa lihtsalt teed sääred sealt ja oled mingi hell nah. Ei, küll ma tahan koju minna. Täpselt. Et keha ongi see, et mis nagu kehal on see, et ta on hetkes. Ta on olevikus. Kõik, mida ta tunneb, kõike, mida ta kogeb, on täpselt siin ja praegu. Keha ei oska valetada või teeselda isegi tegelikult. Ta reageerib kõigele. Ta reageerib mõtetele, ta reageerib emotsioonidele, ta reageerib keskkonnale. Kõigele, jah. Et kui mõistus veel või siis your mind can trick you igast asjade koha pealt, siis keha seda ei ole suuteline tegema. Aga mõistus suudab trikitada keha selles suhtes, et mingil määral ikkagi. Nad on ju igasugused siuksed asjad, et kus on need, mis need nimetatakse, see fake pregnancies äkki või? Su keha või su mõistus trikitab keha nii ära, et sul päris hakkab kõht kasvama. Aga sul ei ole loodet seal sees, sul ei ole, nagu ei kasva beebi seal sees, lihtsalt su kõht kasvab. Mis on täiesti mind-blown. See on täiesti mind-blown. See on juba next level. Et mingeid asju on vahepeal, kus su mõistus, kui su mõistus on näiteks piisavalt võimas, ja väga-väga delulus, siis su keha võib reageerida sellele. See on suht pigem harukordsem ikkagi, aga see võib. See on ju täpselt see sama tegelikult, kui võtta natukene siin next levelit ja minna nagu sügavamale, on see, et su mõistus teeb su haigeks. Mõistus tegelikult loob sulle haigusi. Kui minna juba sinna, vaata. See on ju vist ka mingi kasvajate teemasid või tuleb meelde, et ma nagu kuskilt olen midagi näinud või lugenud, et kus inimesed mõtlevad, et ma olen nii haige, mul on see haigus. Sest sa lood tegelikult oma mõtetega reaalsuse. See nagu kindlasti, kui on üks asi, mida tänasest podcastist võtta kaasa, on see, et sa oma mõistusega lood tegelikult oma reaalsuse. Sa loodki. See, mida sa kõige rohkem kardad siin, siis sa tekibki tegelikult su füüsilisse ellu. Jah. Et kõik see, et mis sind ümbritseb, kõik see, milline sa oled, kõik. Päris paljud inimesed elavad oma enda delulus. Põhiline on see, et sellest delulus olles sa ei tee teistele inimestele haiget ja sa ei käitu teiste inimestega valesti ja sa ei tee mitte midagi halba teise inimese suhtes. Jäta teised inimesed oma deluludest välja. Jaa. Et ära vea või ära torgi kedagi oma delulusse. Your spiritual momis tõmbab teid vastutama. Täpselt. Sa telega kaasad ka teisi oma delulusse ja sa teed neile haiget või sa teed neile midagi väga-väga-väga halba, siis we do not support this kind of behavior. Absoluutselt mitte. Ei. Kindlasti mitte. Et see ongi jälle, see on see two-edged sword. Austa teisi inimesi päriselt ka nagu ja jälle, mida me siin räägime vastutusest. Vastutad, ei lükka seda kellelegi teisele. Absoluutselt mitte. Kõik, mis sa teed kellelegi teisele või kõik see, mis sa teed sinu tegudel, on tagajärjed ja sa vastutad oma tegude eest. Ükskõik, mis teod need on. Mis on päris keeruline, sest et me võime natuke nüüd sidetrackida, aga lihtsalt tundub, et seda on vaja praegu öelda, on ka see, et väga paljud inimesed ei oska ju tegelikult vastutada. Sellepärast, et kui sa väiksena oled pääsenud absoluutselt kõigest, mis sa oled lapsepõlves teinud, sest et emmeissi, vanaema, vanaisa, onu, tädi, kes iganes, tuleb sind iga kord päästma ja räägib su igast olukorrast välja,
siis sorry kallikesed, aga sa ei õpigi vastutama. Ja sa lähed ka täiskasvanu elus, lähedki, nagu me eelmises osas ütlesime, läbi laipade. Ja sind ei huvita mitte miski. See on suva. Sest sa tead seda, et aga ma olen lapsepõlvest pääsenud kogu aeg. Ma võin praegu samamoodi minna. Ehk siis nagu musurullud. See on siis see koht, kus me tõmbame selle laini, et kõik asjad, mis sa teed, on tagajärjed. Neil kõikidel asjadel on tagajärjed. Ja samamoodi sa vastutad omaenda tagajärgede eest. Ja kui sa ei vastuta, kui sul veab, mis tavaliselt ei juhtu, siis vastutavad sinu järgmised põlved. Ja väga pikka aega ja väga karmilt. Väga karmilt. Et see on ka see, et me siin mingis osas rääkisime ka, et iseendaga tegelemine ja kõik see, et küsi endalt vahepeal, miks sa tegeled endaga? Miks sa tegeled oma traumade, miks sa tegeled oma mustrite muutmise, miks sa tegeled oma mingisuguse pasaga, see on otses mõttes. Ja vaata, miks sa teed seda? Mis point on? Jah, et kas sa teed seda lihtsalt sellepärast, et see on kuidagi, ma ei tea, mingi pop asi, mida teha sinu ringkonnas, suhtlusringkonnas, või sa teed seda päriselt iseenda pärast. Sest et mina teen seda iseenda pärast. Mina muudan mustreid just sellepärast, et minu lapsed ei peaks neid mustreid muutma. Ma muudan neid mustreid ja ma teen kõike iseenda pärast, sest et ma tahan seda teha. See meeldib mulle meeldib avastada või meenutada mingeid kohti oma elust, millele ma olen täiesti ploki peale pannud. Väga valus. Vahepeal, vabandust väljenduse eest, aga tõmbab junni täitsa jahedaks, aga worth it nagu päriselt. Ja, sa tuled sellest läbi. Sa tuled sellest läbi, et ei ole asju, mida ei ole võimalik teha. Kõik asju on võimalik teha. Mis osad asju on väga keeruline ja väga raske teha. Aga see ei tähenda seda, et see on võimatu. Et nagu Elis ka ütles, et me teemegi seda enda pärast, et minul on sama, ma teen seda enda jaoks. Ma teen seda enda pärast, samamoodi ma teen seda oma laste pärast ja samamoodi mina isiklikult, mis mind nagu täiega trigerdab, on see, et ma olen väsinud kuulmast oma peres ja suguvõs seda, et aga nii on alati olnud, nii see käibki, aga inimesed ongi sellised ja elu ongi selline ja mul on nagu, ei, ma ei viitsi. Ma tahan täiesti teist elu, ma tahan täiesti teistsugust elu. Toome siis siia nüüd natuke ka selle, et ma pean veel 4 liiniga tegelema. Et nagu lucky you, kellel on ainult 1 liin, ehk siis oma bioloogiline liin, ema ja isa liin, ma pean tegelema 4, ehk siis mul on bioloogilised liinid ema isa poolt ja mul on veel kasu vanemate liinid, et ma panen veel 4 liinis. Et ja siis oleti topelt või midagi. Täpselt. Nagu alati minu lemmiklause on go big or go home, on ju, et vahepeal on küll lihtsalt hoiad peast kinni ja mõtled nagu, et vittu, kas see kunagi sellepärast, et sa nagu teed ja vahepeal sa saad hingata tegelikult, vahepeal on mingi sekundike. Me ei oska rääkida teistest, on ju, nagu me alati siin räägime enda asjadest, on ju, kogemustest ja kõigest, et vahepeal on küll nagu mingi ei jõua, reaalselt ei jõua. Ja me alati ka nagu soovitame ka seda, et kui sina oled seal maal, et sa tegeled iseendaga, siis palun leia enda kõrvale inimene, kes päriselt ka ise tegeleb. Sest et muidu hakkab seal jälle see konflikt hakkab tulema, et sina toimetad ja teed, on ju, aga teine ei tee mitte midagi. Ja siis ta ikkagi tegelikult kannab selle kõik ka lastele üle. Et seal ongi see teadlikkus ja tegelikult tähelepanu. Ja see on lihtsalt meie soovitus, siia lihtsalt selline side note hüüumärgiga juurde. Ja meie side track läks päris pikaks. Aga igastahes siis meil on keha. Kehal sa tunned kohe ära, et millal keha vaja poolt on siis, kui sa magad vähe. On see füüsiline väsimus. Et kui sa magad vähe või? Kui sa magad vähe, et sa lähed näiteks magama, on ju,
ja ongi see, et sul käib nagu siin, käib kogu aeg ja su keha väsib ära. Ja samamoodi ongi vaata see, kui sa tunnedki, et isegi see, et sa nagu, isegi kui sa magad kaua, aga sa ei puhka välja, vaata. Ja mul on ka neid momente olnud ja et sa kuidagi nagu ei maga piisavalt sügavalt, et su keha nagu ei saa piisavalt puhkust, su mõistus ei saa piisavalt puhkust ja kõike seda. Ja sa ärkad üles, sa oled mega väsinud, sa lähed tööle, sa oled mingi, ma ei tea, 5 kohvi. Ja see ikka ei aita. Siis samamoodi on see, kui sa istud liiga palju. See tööd, kui sa oled ühes asendis kogu aeg. Sina oskad kindlasti selle asendi poole pealt, kuna Elis on pediküüritehnik. See on karm, kui sul on selline mingi 5-6 klienti päevas ja kui sa ei liiguta, vaata, siis on jälle, vaata, kehas on kohe pinge. Küll ja kõige rohkem kannatavad tegelikult on selg, õlad ja käed. Siis jälle on teine äärmus on see, et kas sa liigud väga vähe või sa oled siin äärmus, kus sa liigud liiga palju. Ja siis sa tunned, kuidas su jalad valutavad ja nad lähevad krampi, nad lähevad paista. See ei ole väga mugav. Annab päris hästi teada meile, kui midagi on valesti. Ja samamoodi tegelikult keha annab väga-väga hästi teada, kui sa ei tarbi piisavalt vett. Räägin oma kogemustest. Minu keha väljendab seda sellega, et mu keha läheb paista. Olen kuulnud, et osadel on jalatallad, et nahk on mega kuiv ja mitte ainult jalatallad, vaid terve keha mega kuiv. Näiteks siuksel ajal, mis on ala kevad, sügis, suvi. Talvisel perioodil meil kõigil on nahk väga kuiv, aga just, et siukestel teistel nagu hooaegadel ei tarbi piisavalt vett, jah. Ja me teame, mida me räägime, sest me mõlemad ei tarbi korralikult vett tegelikult. Ma olen proovinud seda muuta, aga kohati see vahepeal on päris raske, kuigi sul on see veepudel kogu aeg kaasas ja sul nagu ei tule meelde see, sest et mul ei teki väga hullult seda janu tunnet. Ma nagu tunnen, et mul mingil hetkel, kui mul on janu, siis ma joon vett või ma joon midagi muud. Sest jah, alati saab paremini. Saab paremini. Ja see käib kõikide asjade kohta tegelikult. Mis meil siis veel siin on? Ja siis järgmine, kui me lähme, ongi see meel, on keha, siis kõige suurem on hing. Jah, soul, hing ehk kõige vaiksem kui kõige sügavam osa inimesest. Ja paraku ta tõesti on väga-väga vaikne. Sest et ennem seda on sul kõik see, mis sul on, su keha, su mõistus, su ego, su sisemine pere, su loomad. Hing on see, mis, mina imetaks seda, et hing on see, mis nagu sosistab. Ja ta on mega vaikne. Sa kuuled ja kuulad seda siis, kui sa oled tähelepanelik. Jaa. Sa pead olema väga tähelepanelik ja osadel inimestel see kuidagi, nad ei ole kunagi kuulnud isegi oma hinge sosinaid ja rääkides hingest ja siis kui ma ühel hetkel Pirksi retriidil käisin, siis seal oli üks harjutus, kus, ma ei mäleta, mis selle harjutuse nimi oli, aga kus sa pidid panema käe teise inimese, et istusite nagu vastakuti ja te panite siis käed üksteise nagu rinnale siia kohta. Ja see oligi see, et mis su siis nagu hinges nagu peitub. Ja see kurbus, mis muu hingest välja tuli, ma olin ausalt sõnatu, sest et ma ei oleks uskunud, et ma olen nii kurb inimene, sest et ma tunnen ise tegelikult, et ma olen suht rõõmsameelne, veitsa keeruka iseloomuga, I know that, ma tean seda, mu pere ütleb ka seda, mu ema ütleb mulle seda. Ka see, et kui kurb tegelikult mu hing on. Ja isegi see, et kui ma üritan seda, mitte ma ei saa öelda parandada, vaid tegeleda sellega, siis kuidagi see kurbus ikka on. Ja I can't put my finger on it, et mis see kurbus on. Et miks ma nii kurb olen. Ja näidata jälle samamoodi, et miks ma nutaan hästi palju. Kui ma vaatan filme. Pirks on ka näinud, kus mul lihtsalt pisar voolab mööda põske alla. Ja see on täiesti mingi suvakoht filmis. Ja ma olen mingi, okei. Järelikult pidi see pisar tulema. Ma ise vahepeal ei tea isegi. Ja siis ma olen mingi, mul ei ole isegi nagu naiste asjad praegu, või päevad siis.
aga isegi ennem seda, ma ei tea, it's complicated. Ja me soovitame kusjuures, et teiega, kes te kuulate ja vaatate, proovige saada kontakti. Oma hingega, jaa. Jaa, sellega, mis teil siin, nagu see südametšakra kõik, et mis teil nagu päriselt toimub, et kui sa võtad selle ära kõik siin, mis sul nagu siin toimub, kuidas sa ennast siin tunned, et see on ka, mina nagu ka, et kui vaata, kui sa küsid kellegi käest, et kuidas sul läheb või siis minul on alati see, et kuidas sul päriselt on. Sest esimene reaktsioon on ikka see, kus ego nagu... hästi. Mul läheb väga hästi. See on esimene vastus. Aga kuidas sul päriselt läheb? Ja siis sa tuled siia ja siis sa nagu tunnetad. Ja seal ongi see, et kas sa suudad sellest läbi minna või ei suuda minna läbi. Et võib juhtuda, et sa nagu lähed sellest läbi, et okei, tegelikult mul ei lähe hästi. Tegelikult on päris sitt, vaata. Tegelikult on päris raske, keeruline aeg. Et see on jälle see, mida meie ka nagu julgustame tegelikult ka teil, kes te kuulate, kes te siin hõimuga olete juba liitumas. Ongi see, et autentne sina. Ilma maskita. Ilma maskita. Mitte automask. Et kui sa tunned ennast sitasti, siis sa ütledki, mul on halb, mul on raske, mul on abi vaja, ma ei tea, ma vajan kallistust, tahaks lihtsalt rääkida. Ma tahan lihtsalt keegi kuulaks ja kuuleks mind. Vahest ongi lihtsalt vaja seda, et sa räägid enda seest välja asju. Su hing räägib välja asjad, mis sind on häirinud. Ilma valehäbita, ilma kritiseerimata. Me teame, et ühiskonnas on väga keeruline, et kui me räägime siin psühholoogidest ja terapeutidest ja kõigest sellest, et need ooteajad on aastapikkused. Samamoodi inimesed, kes vajavad kohe praegu abi, neil ei ole võimalik minna tasulistele vastuvõttudele asjadele, siis ongi lihtsalt, et heitke enda ellu keegi, kellega te päriselt saate rääkida. Sellepärast, et juba see rääkimine tegelikult aitab ja tervendab siin. Sa kuidagi lahendad ära pooled probleemid, kui sa räägid ausalt, et sa ei hoia tagasi, mida sa tegelikult öelda tahad. Või see, et kes kuuleb ja kuulab sind, et ta päriselt saab aru ja ta päriselt kuuleb ja kuulab sind. Siit üleskutse teile ka, kui sina, kes sa oled siin, meie YSM, meie Your Spiritual Momise podcastiga sa kuulad ja sa tunned, et sul ei ole kedagi, kellele jagada, kellega rääkida, siis kirjuta meile. Me loeme kõike. Me oleme su jaoks olemas päriselt. Me oleme sinu jaoks olemas. Sest et tõesti on palju inimesi, kellel ei olegi kellegi rääkida või nad ei julge rääkida mingitest asjadest oma lähedastele inimestele. Sest et nad ei mõista. Ja kaasa arvatud oma sõbrannadele. Kohati paljudel inimestel on kergem rääkida võõral inimesele mingeid asju. Eriti, see ongi see, jälle see viib selleni, et su keha tunneb ära sellele inimesele, kellele sa võid jagada mingeid asju ja kellele sa ei või jagada mingeid asju, mingeid teisi asju. Tunne iseennast, proovi mõista oma keha, oma mõistust, proovi oma mõistust mõista ja samuti kuula oma hinge, sest ta sosistab, aga see on palju hullem see, kui ta hakkab päriselt karjuma. Sest siis on juba see, kus on SOS. Siis on kaos. Siis on kaos. Siis on reaalselt kaos. Sest et mind, body and soul 3 käivad alati koos. Ja kui sul on kaos ühes, sul on kaos ka teises 2. Ja see on kõige jõhkram asi. Kõige hullem on siis, kui sul tekib nendel 3 tasandil crash. Täpselt. Korraga. Täpselt. Me oleme selle läbi teinud Elisega. Ja mitte selline paar korda, vaid ikka korralikult. Sest et keha juba väga-väga pikalt annab märku, et ma jaksa enam. Ja su mõistus on, et natuke veel. Veel. Sellepärast tekivad inimestel läbipõlemised. Mina nimetan seda täielikult läbipõlemiseks. Mul just oli, ma tegin sügisel ühe läbipõlemise läbi, ma tegin siin detsembris ühe läbipõlemise läbi
ja see, mis praegu on täpselt see, et nagu ma ütlesin eelmises episoodis, jaanuar-veebruar, mis on suhteliselt rasked kuud nii mentaalselt, füüsiliselt ja hingeliselt. Kõikidel tasanditel. Sest et sa oled lihtsalt autopilot. You're going throughout life lihtsalt. Jah. Ja millal sa saad aru, et su hing vajab hoolt, et ongi selline kinda kriisitaoline asi, on siis, kui sa tunned tühjust, isegi siis, kui sulle tundub, et kõik on olemas, siis kui sa teed asju kohustusest, et sa ei taha neid teha, aga sul on see pressing on peal, ma pean tegema. Ja samamoodi nagu Helis just ütles, kui elu on automaatpiloodil tegelikult. Et sa ei tunne rõõmu. Sa lihtsalt teed, sest sa pead seda tegema. Kuidas on siis omavahel seotud mind, body, soul ehk siis keha, meel ja vaim, ongi see, et sinu meel mõjutab väga-väga palju sinu keha. Näiteks muremõtted tekitavad lihaspingeid. Kõik oleme seda tundnud ja tunneme. Samamoodi stress mõjutab und ja sinu söömist. On inimesi, kes hakkavad üle sööma, on inimesi, kes ei söö üldse. Ka sina, kes sa seda kuulad, ole tähelepanelik. Kindlasti on see negatiivne sisekõne, see kriitika, mida sa endale teed, mida me oleme ka väga-väga palju tegelikult läbi teinud. See kriitika, see hääl siin. See käib ikka ja see vatrab ja ketrab sul ikka nagu kogu aeg kuskil tagaplaanil. Et isegi see, kui sa üritad mõelda nagu positiivseid mõtteid, ta on ikkagi sul kuklas ja ta ketrab seda ja mingil hetkel, kus sul on äkki see moment, kus sa ei mõtle millegi peale, siis see mõte võib nii vabalt tulla, lihtsalt swoosh-in ja ta on nagu wuhuu, ma siin proovides siis lahti saada, eks ju? Täpselt. Siis samamoodi, kui keha mõjutab hinge, on see, et kui keha on väsinud, vaata, siis ta ei tunne seda rõõmu. Ta ei tunne seda nagu chill on olla. Ja vähene liikumine ka tegelikult. Et liikub ikka peab, natukenegi kas või, et eriti kui on istuv töö. Ja isegi siis, kui sa oled nagu igal tasandil, mis me ka oleme täna nagu rääkinud, sa oled väsinud, siis me ikkagi nagu soovitame, et pressi ennast kas või korraks välja. Lihtsalt jalutama. Ma ei tea, mine istu pargipingi peal. Vaata, kuidas pilved liiguvad, kui on pilved või kuidas lehed puudelt langevad või ma ei tea, kui on talv, siis päris pargipingi peal vist istuda ei saa, kui siuke lumi on. Aga natukenegi, mine jaluta kas ümber maja, lihtsalt veitsa välja. Värske õhk on alati hea ja samuti ta kuidagi teeb su meele ka puhtamaks. Värske õhk on alati see, mis nagu kuidagi teeb selle ta tõmbab sul kuidagi ära. Selgemaks. Ja siis me oleme siia pannud ka selline, et väga paljud inimesed ei mõista, mida tähendab hingeline väsimus. Meel, sa saad aru, kõik see ülemõtlemine, kõik see on nagu loogiline. Sa saad aru, mida tähendab, kui füüsiline keha on väsinud, aga mult on ka nagu küsitud, et mis asi see hingeline väsimus ikkagi on. Ja siis me oleme siia kirjutanud mingisugused punktid, et mis nagu võib sind kõnetada, mis on nii-öelda tavamaailmas, et sa saad aru, et näiteks esimene punkt, mis on see, et sa annad endast liiga palju välja ja sa ei saa tagasi. Et see on see, et kui on kahesuunaline tänav, et sa annad ja sa võtad, siis väga paljudel inimestel on see, et me anname, aga me ei võta või meil ei anta isegi. Et sa ei saa midagi vastu või sa ei võta midagi vastu. Väga paljud ei oskagi tegelikult vastu võtta. Ja et kui inimene hoolitseb kõige eest, aga mitte iseenda eest. See on see, kui sa oled kogu aeg teiste jaoks olemas, näiteks omadest kogemustest. Sa oled teiste jaoks kogu aeg olemas, sest see on näiteks minul on see, et ma olen teiste jaoks olemas, minu jaoks on täiesti loomulik. Olla teiste jaoks olemas, kuulata, toetada, üles haipida, olla, mina ei mõtlen seda cheerleaderiks.
aga siis, kui mul endal on mingid rasked momendid, mul on mega keeruline tegelikult minna nagu abi küsima või isegi nagu rääkida. Seda ma tean. Jaa, Elis teab seda väga hästi ja paar inimest veel siin. Et see ongi, et ma olen nii harjunud andma, aga see võtmine ja see tuleb jälle lapsepõlves, mis me räägime siin mustritest, asjadest, et sa oledki nagu see, et sa annad ja siis, kui tuleb keegi, kes on mingi, et aga Pirks, palun sulle ka. Sa ei oska seda vastu võtta. Sa ei oska. Su aju ei sest, suuda. Sest, et sa ei saa aru, kuidas ma vastu võtan. Et see on see kahesuunaline tänav, mida me tegelikult alati teeme. Siis samamoodi on, kuidas see hingeline väsimus on see, kui sa surud oma emotsioon alla. Ja me räägime kõiki emotsioone, me ei räägi ainult neid halbu emotsioone ja halbu panemise jutumärkidesse on ju, et näiteks ala viha, raev, mis iganes, vaid ka head emotsioonid, et see nagu ei julge olla nii bubbly, nagu pulbitsev, et sul on, öeldaks kohe mingi käitu normaalselt, ära ole selline. Või kas või, mis... omast kogemust rääkides on see, et mul on suht valju hääl. Ma olen seda kuulnud päris paljudelt inimestelt tegelikult, et kuule, me oleme avalikus kohas, et sa oled liiga vali. Been there, done that here. Ja see on täpselt see, et kui sa oledki kuskil kohas, siis sa alateadlikult surud seda alla. Ja see emotsioonid alla surumise koha pealt ka, et kui inimene hoiab end koos jutumärkides siis liiga kaua ilma, et lubaks endale tunda, väljendada või puhata. Ja see ongi see, et minu puhul on tõesti väljendus. Me oleme kõvahäälsed. Me päriselt oleme kõvahäälsed, et ma naeran juba suht palju. Ja see häirib päris paljud inimesi tegelikult. Ja siin on jälle see, et kui sind häirib, siis mis see sinust trigerdab? Kas on see, et sa ise ei julge selline olla? Kas sul on kadedused, nemad julgevad, aga mina julge, nad võiksid olla normaalsed. Et seal on alati vaata enda sisse. Et see, et meie julgeme olla kõvahäälsed ja me oleme nagu leidnud oma hääle. Las inimesel olla tema. Oma hääle leidmine on päris keeruline tegelikult, eriti see, kui su kuidagi on see alla surutud. Tegelesime sinu hääle leidmisega. Puldi leidmine ei ole väga lihtne vahepeal, mille pealt volüümi juurde keerata. Täpselt. Eriti kui keegi on otsustanud, et paneb mute'i peale. Võiks olla vaikne või peaaegu olematu. Nii, elu, mis pole kooskõlas oma väärtustega. Näiteks töö, mis on vastuolus sisemise sooviga. Kui palju te teete tööd, mida te ei taha teha. Ja kui palju on jälle see, et on inimene, kes tahab teha täiesti midagi muud, aga kui tal ei ole seda toetust, kui ongi see ebakindlused asjad ja siis sa lõpuks otsustad rääkida näiteks kellelegi oma lähedasest, oma perele, et tead, ma mõtlen teha seda teist või kolmandat, räägin oma kogemustest ja siis sul hakatakse maha materdama. Sa nagunii ei oska, sa nagunii ei saa, sul ei ole nii palju, ma ei tea, kogemusi, sul ei ole nagu, sa mõtled valesti, siis oledki seal mingi, et selle asemel, et toetada, sa hakkad seda nagu enda mingisuguste hirmude asjade pärast nagu maha tegema. Et siin on tõesti kallikesed, kui sa tahad midagi teha, siis lihtsalt mine ja tee. Siis teine on veel, et suhe, mis väsitab, mitte ei toeta. Ja palun nüüd hingame korra ja hingame seda, siis Elis ütleb selle lause uuesti. Nii, suhe, mis väsitab, mitte ei toeta. Ma tasin tõsta öelda praegu. Võib ka olla tõsta. Ja siin me räägime kõikidest suhetest. Sinu sõprussuhted, romantilised suhted, töösuhted, peresuhted ja nii edasi ja nii edasi. Kõik suhted. Mul on alati see, et kui sulle ei sobi see, et see on kahesuunaline ja siis lihtsalt uks on seal. Tegelikult ka uks on seal ja sinu asemele tuleb keegi teha. Aga ma tean, seda on väga-väga raske teha. Inimest välja lõikamine iseenda elust. See on väga-väga keeruline, väga-väga raske. Eriti just see, et kui see inimene on olnud väga-väga pikka aega su elus
ja ta on olnud sulle väga-väga kallis, ma räägin nii pereliikme, sõpradest, partnerist, kellest iganes. See on väga raske, aga samamoodi see on tehtav. See ongi see koht, et kas sa armastad ennast piisavalt, et tulla sellest välja võitjana, enda suhtes võitjana. Sa näed, et see suhe ei tee sinu jaoks mitte midagi. Sa lihtsalt kannatad, sa ei ole õnnelik, sa ei ole rahul. Sa lihtsalt teed seda sellepärast, et aga kuidas, me ju teame nii pikka aega üksteist või et ta on ju pere või et ta on mu partner või ta on mu parim sõbranna. Aga kas sina oled õnnelik? See ongi see küsimus, et kas sina oled rahul, kuidas sinuga käitutakse või sa ei ole rahul? See on väga lihtne küsimus, millel on väga-väga raske vastata. Sellepärast, et sa tunned iseennast halvasti, kui sa ütled, et ma ei ole rahul sellega. Ja sa tunned ennast halvasti, aga sa ei pea ennast tundma halvasti. Absoluutselt mitte. Sest et lõppkokkuvõttes on see, kes on sinu elus kõige tähtsam, oled sina ise. Sest kui sind ei ole, siis pole ka su elu ju tegelikult. Ja see ei tähenda seda, et ma ei tea, keegi teeb pea ja sul on kohe nagu mingi uks on seal. Ei, absoluutselt. Mina isiklikult, minu uskumus on see, et inimesed teevad vigu. Me kõik elame siin esimest korda, nagu me teeme seda kehastust esimest korda. Selles kehas. Ja me teeme vigu ja andestamine on üks väga-väga suur osa sellest. Aga ka andestamisel on piir. Et kui keegi teeb vea, on ju, okei, ta teeb ühe korra vea, okei, ta teeb ka teist korda vea, aga kui see hakkab juba süstemaatiliseks minema ja ta kogu aeg teeb seda ühte ja sama viga ja ta lubab, et ma parandan ja ma muudan ja kui palju me oleme näiteks ta suhetes kuulnud, siis tegelikult ongi see, et sa pead ühel hetkel, sul on vaja endale vaadata otsa, et nagu... Et see on minu piir. Et ta nagu lubab ja sa jätkuvalt annad, aga see on ikka see sama, et ta läheb ikka sinna süstemaatilise alla. Et siis on juba see, et tead, nagu aitab, et... Minu karikas on täis. Täpselt. Et mina näiteks ütlen kausalt, et ma olen selline, mingis mõttes selline old school hing tegelikult. Et mul on nagu... Et kuidagi vaata tänapäeval, kui me nagu kuulame ka kõik, mis meedias käib, et ta on see, et kui kerge on nagu, kuidas öelda, nagu anda alla, aga näiteks suhete puhul nagu antakse mega kergelt alla, keegi teeb pea, sul on kohe mingi nägemist, vaata. Ja samamoodi see, et me oleme, et kui kõik on sellised kõrged emotsioonid, on see highs, me oleme koos ja kui on see lows, siis enamus on mingi, et tead, ei, ma seda ei taha. Siin on ka nagu see, et sa ei saa valida olla inimesega nendesse haides nagu koos. Seal on ka need lood. Ja ikka lood ka ja absoluutselt. Ja. Aga väga paljudel on see, et nad ei oska. Olla lowdes koos just on ju. Täpselt. Et nad on alati seal hi ja kui tekib mingi low või mingi langus või mis iganes, siis nad ei oska olla, sest et sul tuleb paanika, sul tulebki see ülemõtlemine, ego võtab, nagu me eelmises osas ka, üle selle, et hakkab ise selle fucking taksoga sul sõitma. Ta tuleb sul kassist välja, on ju, ja siis te seal tõmblete, egod panevad nagu koos. Et seal ongi see, et kuidas sa oskad ka pingelistes olukordades asju lahendada. Konflikti olukorrad. Väga paljud ei oska konflikti olukorras tegelikult käituda ega mitte midagi teha. Ja siis ongi see, et sa kardad konflikti, sa ei räägi endast välja, sa kogud jälle kõik siia sisse ja mis saab? Meil tekibki hingeline väsimus. Sul tekib siin jama, sul tekib siin jama ja sul tekib siin jama. Nii, otsused, mis on tehtud kohustusest, mitte iseenda järgi. See on see konflikt, et sa ei kuula seda, mida sina tahad, mida sina tunned, mida sul on vaja, vaid see, et ma pean olema nii või ma pean olema naa. Ma pean minema sinna ja ma pean tegema seda, kuigi sa tunned, et mitte ükski nendest kolmest ei taha seda. Pidev stress ja pingeseisund. Tänapäeva inimesed on väga-väga stressis. No, mis mõttes tänapäeva inimesed? Kõik, no kogu aeg on stressis.
aga kuidagi tundub, et see läheb aina rohkem ja rohkem. Stress tekib tegelikult väga-väga kergesti. Enamus inimesi on harjunud stressiga nii, et nad ei saa enam isegi aru, et nad on stressis. Jaa, sest see on nii loomulik. See on nii loomulik. See on nii loomulik osa juba nendest ja nende elust. Et sa ei mäletagi tegelikult enam milline seda, on elu, kui sul ei ole stressi. Mis on crazy tegelikult, see on täiesti sõge. Sa ei teagi, milline on elu ilma stressita, sest et ükskõik, kas sa käid tööl või sa ei käi tööl, vahet ei ole. Ükskõik, kas sul on hästi või sul ei ole hästi. Stress on ikkagi, sest et mingi asi on ikka, mis tekitab stressi. Ma ei tea, sul on kõik imeliselt, aga sa ei maga öösel. See tekitab juba stressi, sest et sa ei maga öösel. Ma ei tea, et sul on, ma ei tea, väike beebi, juba oled väga stressis. Et kõik need asjad, mis on vaja teha, sul on liiga palju asju teha kodus, sul on vaja liiga palju koristada, sul on vaja nõusid pesta. Need ei pea isegi olema mingid suured asjad. Ei, absoluutselt mitte. See on väike osa siit, väike osa sealt ja kõik need väiksed osad teevad ühel hetkel kokku suure probleemi. Ja see tekitabki sulle meeletult suure stressi, see koormus, kõik asjad. Ja siis siit edasi tuleb kohe on see, kui su elu kaotab tähenduse. Et kui sa ühel hetkel avastad ennast, et miks ma teen seda kõike? Miks mul seda vaja teha on? See on ka see, kui mõelge näiteks enda elude peale, et millal sul oli, ja päriselt vaata endale otsa, millal sul oli see hetk, kus sa mõtlesid, et miks ma teen seda, mida ma teen? Mis point on? Ja see käib kõikide asjade kohta. Kuhu ma nagu jõuan või nagu what's the meaning of this shit? Ja see käib nii töö, see käib nii elu, see käib nii kõige kohta. Igas valdkonnas, igas kategoorias. Et see ei ole ainult üks asi, vaid see on kõik asjad, et ma ei tea, see käib kasvõi selle kohta, et miks ma ei tea, miks ma jalutan siin sellel tänaval, miks ma käin selles poes, miks ma teen seda tööd, miks ma shoppan nii kallises kauplustest, ma ei tea, mis iganes. Et see käib kõige kohta tegelikult. 6 jah. Mis elu, mis on liiga kiire, liiga koormav või liiga nõudlik, kui ei jää ruumi hingata, olla, mõelda ja taastuda. See on see orav, mina toon alati selle orav rattas. No või hamster rattas või mis iganes. See on see, kus ongi, et sa lihtsalt toimetad. Kogu aeg ketrad, sul on see rutiin, kus sa oledki, et sa oled tööl, sa oled koju, sa koristad, sa teed süüa, sa lähed magama, sa tõused üles ja sa kordad seda kõike, et sul ei ole seda lõbu, sest et vahepeal see peab olema ka see lõbu, kas või nädalavahetustel või kas või õhtul, ma ei tea, lähed jalutad mingid asjad, on ju. Aga on inimesi, kes ongi see, et see ongi nende elu ja nad lihtsalt on ja nad on rahul sellega. Aga on ka inimesi, kes ei ole rahul sellega. Ja see ongi see, et ja tekibki läbipõlemine tegelikult. Sest et tegelikult see läbipõlemine on et sa ei ole rahul ja sul on liiga palju kõike. Sul on tööd liiga palju, sul on muid asju liiga palju ja sa lihtsalt, lõpuks oledki see, et sa lihtsalt oledki voodis, sa ei tahagi mitte midagi teha. Ja mis kõige ohtlikum enda kogemusest toon siia kohe, on see, kui on see läbipõlemine ja on see hingeline väsimus, siis mida väga-väga paljud inimesed teevad, on see, et nad kaovad ära. Me mõlemad tunneme ennast siin praegu ära. Guilty. On see, mina nimetan seda koopasse minekuks. Mina nimetan seda kivi alla minekuks. See on otses mõttes mul ongi kivi all. Sa kaod ära lihtsalt. Sest sa ei jõua, sa tahadki nagu võtta pausi lihtsalt. Sa ei jõua enam mitte midagi teha, sa ei taha mitte millegagi tegeleda, sa ei taha isegi kellegagi rääkida. Aga see on jälle see, et see on ka, et sa ei tohi sellega minna äärmusesse, et on inimesi, kes lähevad sellega äärmus selles mõttes, et nad jäävadki nagu üksinda sellega. Ja nad ei jaga seda mitte kellegi teisega. Ja siis on, et see on jälle omamoodi nagu see, et kui sa võtad nagu pausi, võtad pausi elust, on ju, siis pane endale mingisugune limiit. Ala 2 päeva. Ja näiteks. Et kui sa selline väga-väga pikaks selline nädal ja rohkem, siis see juba tekitab väga-väga suuri probleeme. Aga kindlasti ka, mis ma soovitan omalt poolt teha, see, et proovi kirjutada oma lähedastele. Kuulge,
ma tunnen, et kõiki asju on praegu liiga palju. Ma mõtlesin, et ma teen sihukse 2-päevase, ma ei tea, kas või, et puhkuse telefonist. Ma vastan ikkagi nagu kõnedele, kui midagi SOS on. Et ma tahan lihtsalt puhata sotsiaalmeediatest asjadest, et sa tahad teha midagi ainult sellepärast, et sa tahad seda teha. Ja sa magadki, ma ei tea, 12-13 tundi, sa lihtsalt magad. Sa vaatad filme, sa vaatad seriaale, ma ei tea, sa tellid toitu nagu, mis iganes su hing ihaldab. See on otseses mõttes ja su keha ja su mõistus. Et sa lihtsalt oled. Ja naudid aga seda. soovitame ka seda, et hoia nagu ennast ka järjele, et ära tee neid asju, mis me just nagu ütlesime, ära tee neid siis, kui on juba see kriisiolukord. Ei, absoluutselt. Vaid tee seda ka vahepeal. Et näiteks sama, et kuidas väiksed soovitused, kuidas tulla hingelist väsimusest välja, on aeglustamine, ehk ongi see, et sa võtad aja maha, et sa lubad endal olla vaikuses, sa taastud, sa lihtsalt oled. Siis samamoodi on emotsioonide tunnistamine. Ongi sama, et ma olen väsinud, mul on villand, ma ei viitsi, ma ei taha, sa ütledki need nagu, sa ütledki endale välja. Ja sa ütled välja sa tunnistad endale. Siis samamoodi on oma vajaduste väljendamine ja piiride seadmine, palun. Hakkame seda tegema, pange oma piirid paika. Siis samamoodi siia juurde tee seda, mis annab sulle energiat. Käi seal, kus sa tunned, näiteks loodus. Palun minge, meil väga meeldib käia mere ääres. Mere ääres, metsas. Laadimaas ennast. Ja samamoodi on see kontakt iseendaga tegelikult. Et mida iganes sulle meeldib teha, ma ei tea, vaatad mingisuguseid podcast, mingisuguseid filme, joonistad, maalid, ma ei tea, näiteks. Väga paljudel kellele meeldib kokata. Et täiesti on see tema see, kus ta elab nagu ennast välja emotsioone. Koristamine, loomulikult osad hakkavad täiega koristama. Tead suur puhastus ja kõike seda. Et see ongi see, et sa leiad enda jaoks selle, mis nagu sind tervendab, rahustab, laeb. Absoluutselt. Aga siis kokkuvõtteks hoolitsege iseenda eest, nii oma mõistuse, keha ja hinge eest. Sest nad kõik käivad koos, kui üks on tasakaalust väljas, on ka teised tasakaalust väljas. Seal ei saa kahjuks olla nii, et okei, ma tegelen ühega, aga teised unustan ära kuskile. Nad kõik on omavahel seotud. See on ju nagu see kolmnurk. Aga kui sa võtad ära sealt ühe selle, siis see ei ole ju kolmnurk enam. Kõik jookseb kokku. Kõik jookseb kokku. Hoolitsege iseenda eest ja puhake. Ärge töötake üle. Ärge mõelge üle. Nautige vahepeal lihtsalt olemist ka. Julge olla sina ise. Miks me seda ja ära suru alla. Ja miks me seda podcasti, meie soov on see, et me loome selle ruumi. Täpselt. Kus sa saad olla sina ise. Sa võid meile kirjutada, me paneme siia ka. Kirjuta meile, mis iganes teil on. Lihtsalt räägi välja, et kui sul ei ole kedagi, kellele sa saad välja rääkida, meie oleme siin. Meie oleme sinu jaoks olemas, me näeme, me kuuleme, me aksepteerime sind. Puha, mida sa tunned, mida sa oled teinud, vahet ei ole, meie aksepteerime sind. Me oleme olemas, et nagu päriselt ka. Julge olla sina ise ja ma tean, et see seda on kergem öelda, kui teha. Julge olla sina ise, kerge öelda, raske teha, aga baby steps. Täpselt. Reaalselt baby steps. Juba see, kui sa õpid ütlema ei. Jaa. Alustada, see kõige pisem asi kinda, mida teha on see, kui sa ütled ei. See on, see tõesti on, sest paljud inimesed ei oska öelda ei, vaid nad ütlevad enamus asjadele jaa. Isegi, kui sa sisimas tahad öelda ei. Julge öelda ei. Ma ei tea, ükskõik, kes seda küsib. Julge öelda ei. Ütledki, et ei, ma ei jaksa täna. Tahan täna kodus olla ja ma tahan lihtsalt telksi vaadata. Väga ja sa ei pea ennast süüdi tundma. Täpselt. See on jälle see süütunne, mida paljud hakkavad tundma. Ja siit meie soovitus teile. Kuula iseennast. Kuula oma keha. Kuula, õppi kuulama oma hingesosinaid. Täpselt. Jaa. Ja veel kord siia aitäh teid kuulamast ja bye!